Tere! Mina olen Carolin. Mina Kristjan. Mina Ingrid. Ja täna me värvime mune, sest munade pühad on tulekul, aga poodi minna ei saa ja värve osta ei saa poest. Selle tõttu me mõtlesimegi, et värvime täna mune nende vahenditega, mis meil kodus olemas on. Ja meie avasime, et meil on külmkapis marju. Mis marju meil siin on? Vaarikad ja mustikad. Ja meil on siin vaarikad ja mustikad. Ja metsmustikad. Metsmustikad just, sest nendel on rohkem värvi sees, eks ju. Ja osad me sulatasime juba ära ja osad me jätsime jäässe. Me täpselt ei tea, kuidas see välja tuleb, see värvimine nende vaarikate ja mustikatega. See on täiesti esimene katse meil. Proovime. Aga proovime niimoodi, paneme siia põhja kõigepealt natukene mõned mustikad. Kes on esimene julge katsetaja? Nii, pane veel. Ja vajutame need mustikad siia. Paneme selle muna, pane veel, mõneks kohe veel rohkem. Paneme natukene siit laiali need osad, mis on. Ja paneme selle muna siia pesa sisse. Pane muna siia sisse. Pane siia kausa sisse nagu. Just. Paneme veel natukene, paneme siia ümberringi ka, mis sa arvad, Ingrid? Mina panen vaarikaid. Ma olen vaarika panne, jah. Teeme nii. Leppisime kokku. Ja pärast teeme vahetust, kui soovime, on ju. Nii. No see peale ka. Lilla tuleb see. Mustikad on sellised. Oota korraks. Paneme nüüd siit. Ahaa, vaata. Mustikad ei täitsa sulanud, on ju. Paneme siit nüüd korra selle siit niimoodi kinni. Ja siia sinna sai mustikaid pandud. Nüüd seda mustika mahla pritsib meile igale poole lauale ka laiali. Vaata, et see riiete peale ei mäkerda, sest neid on väga raske vähe maha saada, neid flekke. Ja nüüd hakkame kerima. Ja üsna tugevasti peab kerima, et need marjad sinna ilusti muna ümber kinni jääks. Võtame sealt säärid. Nii suur vaarik ei sul, mis ta vahepeal suhuses? Sealt ongi vaarikate ja mustikatega värvimine tore. Et vahepeal saad suhu pista. Nii, üks mustikatega on valmis. Nii, Kristjan, sinuga teeme nüüd vaarikatega värvimist. On ju, paneme siia mõned vaarikad, paneme neid pehmeid. Mulle tundub, et neid on mõnusam liitsuda siia ja paneme muna siia pesa sisse juba. Just, paneme muna pesa sisse. Nii, et aitavad palun sina meile ka. Kui Marti on söömise vahele kerida. Niidiga kenasti siia vaarikat. Ma tean. Just, vaata, kuidas mahla pritsib siit suisa. Voolab nii korra. Nüüd paneme teised munad samamoodi. Ja siis kõige lõpus paneme munad keema veega ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Meie keetsime mune 6 minutit ja nüüd kurnasime munad ära ja ehmatame neid külma veega. Munad on keedetud ja harutame nad nüüd lahti. Tule vaatame teine muna. Ossa! Kui ilus! Kas peseme selle ära? Ja siis paneme sinna pesa sisse. Haruta teised ka lahti. Mis sul tuli, Kristjan? Kas teed juba ühe lahti? Teen juba vaata. Tundub, et tuleb punane. Arvad? Arvan. Kohe saame teada. Vaata, missugune ta teiselt poolt on. No ei taha seda kätte võtta. Ei taha kätte võtta. Vaatame, kas jäi talle värvi peale. Midagi nagu jäi. Tuli nagu linnuokse. Nagu linnuokse tuli. Kristjan, kuidas sinul õnnestus munade värvimine? Et vaarikate värvimine ei õnnestunud, et
vaarikatega ei maksa värvida. Ei maksa värvida. Raiskasime vaarikad ära, oleks võinud kõhtu pista hoopis. Jaa. On ju nii. Kuidas mustikatega värvimine tuli välja, Ingrid? Hästi. See on väga ilusad on need munad. Me värvime pärast Need on rohelised. rohelised ja lillad ja kirjud on ju. Kristjan, mis sa arvad, kas värvime sulle ka pärast mustikatega mõned munad? Teeme nii? Okei. Head aega! Head aega! Head aega! Häid pühi! Hei, mina olen Kristiin ja näitan teile, kuidas värvida muna lilla kapsaga. Ja selleks on mul siin juba valmis lõigatud lillakapsa viilud ja ma tõstan need siia veega täidetud potti. Poti paneme me tulele, et keevisel eralduks lillakapsa värvus. Paneme tulele. Kapsas on nüüd mõnda aega tulel pudisenud ja vesi on saanud väga ilusa värvitooni. Super! Siin on nüüd kurnatud lillakapsa vesi ja ma arvan, et on aeg panna siia sisse munad, et näha, mis värvi nad meil lõpuks jäävad. Möödunud on 4 tundi. Ja mina ei suuda kauem oodata. Ma tahan nii väga näha, mis värvi need munad lõpuks said. Kas olete valmis? Vaatame. Vau, nii ilus sinine värvitoon. Ausalt öeldes ma olen natukene üllatunud, et munad jäid sinised, kuigi me värvisime neid lilla kapsaga. Aga ma usun, et need munad sobivad imehästi siia munadepüha korvi. Proovige teie ka kodus looduslike värvidega mune värvida. Ja mina soovin teile imeilusaid saabuvaid kevadpühi. Ja ärge unustage munade koksimisvõistlust. Tšau! Olete valmis? Jaa! Ja läks! Ei saagi. Tšau! Me tulime tuppa. Me hakkame nüüd mune värvima. Meil on keedetud munad ja meil on sügav külmutatud arooniad. Nendega tuleb hästi ettevaatlikult. Võtad muna kätte ja hästi ettevaatlikult saab tupsutada siia peale. Võib kõvasti ka vajutada, aga siis hakkab see aroonia mahl voolama. Ma tegin siia sellise näo. Eelmisel aastal, siis kui me õuehoius mune kaunistasime, siis me andsime igale lapsele ühe muna ja üks laps sõi muna ära. Me andsime talle uue muna ja ta sõi selle muna ka ära. Et kui sul on kõht väga tühi, siis tuleb enne midagi süüa. Muidu ei tule munade värvimisest midagi välja. Just, mis te teete? Mis te plaanis jah? Punkte, täppe. Siit tuleb valge. Tuleb valge või? Aga keera teistpidi, kus Mari oli varre küljes. Seal on see auk. Siin, kus on see õie koht, sealt ei tulegi nii hästi välja. See on nii vede. On jah, sellepärast, et on sügav külmutatud. No, sügisel oleks parem värvida, aga sügisel pole munadepühi. Kas saate meha hambad alla? Ei, keel paistab suust välja. Ja kui sina kodus mune kaunistad,
siis saada meile ka pilte, postita pilte ja näita, millised munad sinul tulid, lihavõtte munad. Tšau. Tšau. Sibulakoortega värvimiseks on vaja mune, niiti, vana sukka ja hästi palju sibulakoori. Esmalt pane sibulakoored suka sisse. Aseta sinna ettevaatlikult ka muna ja seo sukk niidiga kinni. Tee niimoodi kohe mitme munaga. Seejärel pane munad potti, kalla vesi peale ja pane keema. Tõsta munad õue jahtuma. Siis haruta nad sukasest lahti ja imetle. Naadiga munade värvimiseks aseta naat koos munaga vana suka või marli peale. Seejärel seo nööriga kinni ja pane jälle potti keema. Kurkumiga muna värvimiseks pane lihtsalt valge muna potti, pane vesi peale, lisa lusikades kurkumit ja keeda. Sa võid muna ümber siduda ka nöörid, siis jäävad pärast muna peal ilusad triibud.